10 aastat pole mina saanud aru inimestest, kes on soetanud endale Toyota CHR-i. No mis neil ometi arus on ja mida nad mõtlevad oma laste kasvatamisest, kes peavad üles kasvama sellises klaustrofoobilises keskkonnas. Ja ega minu elu muutub nüüd ainult veel arusaamatumaks, sellepärast et Toyota on toonud mänguväljakule uue CHR Plus elektriversiooni. Tere tulemast taas kord kaasa elama Nice Luxury proovisõidu saatele. Anda nüüd ka saadaval täiesti elektrilisena ja Euroopas on CHR-i tabanud suur edu tema sünnist saadik, kuid ameeriklased selle autost ka eriti midagi aru ei saanud, mis tõttu neid ei õnnistatud uue sisepõlemismootori versiooniga, mis nägi siinsel turul mõne aasta eest ilmavalgust. Aga peab ikkagi ütlema, et see uus elektri CHR, mis on täiesti erineval platvormil, näeb ikkagi jõledalt palju parem välja võrreldes selle muna alla neelanud sisepõlemismootori versiooniga. Andel olemas 18-21 tollised valuväljed, suured LED-tuled ees ja taga, olemas tal jalaruumi ja pearuumi tagaruumis. Tagaistujatel tegelikult väga ei ole ja pagasruumi mahub talle 420 liitri jagu igasugust träni. Interiööris on olemas Priuselt ja BZ4X-ist tuntav rool ja samuti on seal olemas isegi juhtnuppe piisavalt. Õnnistatakse sind seal suure 14-tollise multimeediasüsteemiga ja olemas seal 2 juhtmevaba telefonilaadjat, kuid need ei ole ventileeritavad, mis tähendab seda, et su telefon lendab varem või hiljem päikse käes lihtsalt õhku. Samuti, kui sa varem ei teadnud, siis CHR tähendab Coupe High Riding ut. Mina seda siiani ei teadnud, ma ei tea, kuidas ma olin suuteline elama selles teadmises. Lisaks minule meenutab see CHR-i elektriversioon kõige esimest CHR-i prototüüpi, mis nägi ilmavalgust 2015. aastal. Tal on aga olemas 242 hobujõudu või 77 kilovatt-tunnisel versioonil 342 hobujõudu ja eelmine oli 55 kilovatt-tunnine versioon. Tema kiirlaadjast 10% 80 saab kruttida kõigest 30 minutiga, aga kuna ma ikkagi hea inimene ei ole, siis mulle meeldiks su tuju ilusti ära rikkuda ütlemisega sulle, et kui sa paned ikka täiesti tavalisse kodupistikusse, pead sa ootama 50 tundi, et ta täis laeks ja siis sa saad aru, mida tõeliselt tähendab elus mõiste elu raiskamine. Tema hinnad algavad 46 000 eurost, mis tähendab, et ta on omajagu 20 000 eurot kallim kui tavaline versioon, kuid ütleme ausalt, kõikidest elektriautodest on tema disain ju isegi natukene vaadatav, mõne ristmiku pealt mingist teatud nurgaga ja kui oleks tal mingi V6 mootor veel kapoti all, siis võib-olla keeraks tal ühe pilgu isegi tagasi veel. Selline oli selle korda Nice Luxury proovisid ja selline on CHR Plus elektriversioon. Kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.